Tere tulemast vaatama siin Delfi Meedia stuudios järjekordset podcast videosaadet, mille eesmärk on tutvustada Eesti kaitsetööstusettevõtteid ja tänase saate pealkiri on raha. Sest see, mis on viimastel kuudel nii Eestis kui maailmas toimunud, on miski, mis sunnib seda teemat natuke põhjalikumalt avama. Teame ju, et 2022. aasta algusest on valitsuse sõjalist eelarvest kahekordistanud. Selle aasta jaanuarist on peaminister Kristen Michal kuulutanud kaitsele 5% riigi SKT-st. Sellise lubaduse on ta välja öelnud. Räägitakse Euroopa taasrelvastamise fondist 800 miljardist. Loodud on 100 miljoni euro suurune kaitsetööstuse fond ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja uudised teatavad, et Eesti inimeste huvi kaitsetööstusesse investeerimise vastu on suurem kui kunagi varem ja sellest on justkui saanud rahvussport. Tänases saates aitavad seda teemat mõtestada kaitsetööstusettevõtte Defsec Inteli asutaja ja juht, Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu liige Jaanus Tamm, SmartCapi tegevjuht Sille Pettai ja SEB Pangast suurettevõtete panganduse üksuse juht Sander Klaos. Tervist! Tere! Hakkame kohe pihta. Kuidas siis ikkagi sissejuhatuseks on juhtunud nii, et kui siin veel aasta tagasi ei julgetud isegi väga nagu rääkida sellest, et kaitsetööstusesse võiks investeerida või et sinna aktsiaid võiks osta, et see võiks olla hea investeerimise võimalus, siis nüüd on sellest justkui saanud iseenesest mõistetav asi. Kõik tegutsevad, Euroopa on ärganud, Eesti on ärganud, inimesed, päriselt täiesti tavalised inimesed investeerivad fondidesse. Me ei räägi enam sõjast, me ei võrdle enam kaitsetööstusesse investeerimist, nii nagu kunagi öeldi, kasiino ja prostitutsiooni või relvaäriga nagu nii-öelda illegaalses mõttes. Sellest on justkui saanud iseenesest mõistetav eluosa. Jah, et see põhjus on, ma arvan, selles, et sõda on päris kaua kestnud Euroopas nüüd. Kõik on saanud aru, et see vist ei lõppe väga kiiresti ära. Teine asi on see, et kõik laod on tühjad. Ja seda on vaja hakata täis tootma ja sõja pidamine on kallis tegevus. Et sõjas hävitatakse vaenlase tehnikat, sinna kulub palju laskemoona, lõhkeainet, droone, nagu praegu sõjas neid kulub 4 miljonit aastas. Need on päris palju ja see kõik vajab raha ja see kõik vajab tootmiseks raha, arendamiseks raha ja nüüd on kõik aru saanud, et seda tööd, mida on vaja teha, tulevikus on päris palju ja siis selle tulemusena tõenäoliselt vaadatakse, et võib-olla peaks investeerima. Ja see on toimunud vahetus, me ei räägi enam sõjatööstusest, vaid kaitsetööstusest. Jah. Sander, kas oli siis varem nii, et ka pankuri vaates, et kui ikkagi nagu Jaanus oleks tulnud su juurde 4 aastat tagasi, et tal on superäge kõrgtehnoloogiline lahendus, siis pank oleks öelnud, et olgu, aga võib-olla see ei ole ikka päris meie klient. Jah, kas 4 aastat, aga võib-olla mõni aasta rohkem, et ma isegi ütleks, et see paradigma muutus ei ole olnud nüüd viimase aasta jooksul, et see tegelikult on ikkagi pärast Ukraina sõja algust, ma arvan, seal võib-olla pool aasta läks, kui see paradigma muutus ikkagi toimus tegelikult, kus nii investorid said aru, et see on koht, kus võiks olla ja ka pangad finantseerijatena tegelikult nagu muutsid oma seisukohti päris palju. Ja nagu öeldud, enne oli 5 aastat tagasi oli ta ikkagi ka pankade jaoks sõjatööstus, nüüd on ta ikkagi kaitsetööstus, kui päris samasse potti kui kasiinosid ja muid nimetatud nii-öelda valdkondasid panna ei saaks, aga täpselt just ongi, et nii-öelda negatiivse fooniga valdkonnad, aga täpselt selle kaitsetööstuse juures on see, et seal on üks väga oluline positiivne foon, mida me siis nagu siinses regioonis hästi tunnetame, et mis on meile tegelikult väga vajalik ja ilma milleta me enam hakkama ei saa. Ehk jah, võib öelda küll, et ka pankade jaoks SEB Pangal samamoodi on, et 5 aastat tagasi vaatasime me seda sektorit märksa pikema pilguga, praegusel hetkel on ta, võib isegi öelda, pigem sellise soodustatud sektorite hulgas. Ja tõesti uudis selle kohta, et nii nagu siin hiljuti ühes Geeniuse artiklis kirjas, et nii Lightyeari, SEB kui LHV enim kaubeldud aktsiate tabelis jõudis kõrgele kohale Saksamaa kaitsetööstuse lipulaeva Rheinmetalli aktsia ja Euroopa kaitsetööstus on kujunemas eestlaste lemmikinvesteeringuks.
Seal investoritel tõenäoliselt on ka see ahnuse osa, on ju. Et kui paljud neist investoritest, kes seda Rheinmetalli üles pushisid, nagu mõtlesid sellele kaitseosale ja kui paljud sellele, et tõenäoliselt saab see ettevõte väga palju tellimusi lihtsalt järgnevate aastate jooksul ja seal oli puhtalt siis selline finantsiline pool. Aga ütleme selline see kodumaise tööstuse toetamise osas, seal on ikkagi väga palju lisaks sellele finantsilisele poolele ka ikkagi sellist, nimetame siis sotsiaalset poolt. Et me näeme seda vajadust ja me tunnetame seda, miks seda kaitsetööstust meile tegelikult tugevat kaitsetööstust kogu Euroopale ja ka meie regioonile eriti vaja on. Eelmises saates rääkisime, et kaitsetööstus peab olema Ukrainas, see on referentsbaasina hästi tugev, et üldse järgmise 5 aasta jooksul kuhugi areneda, olla ärimaailmas tegija. Kas investeerimisfondi jaoks on ka siis nagu selge, et kui me tahame olla seal, kus on nagu suured uued tehnoloogilised arengud, siis see, mida SmartBackup täna teeb, 100 miljonit eurot, see on iseenesest mõistetav samm. Ja ma tegelikult tuleksin selle sama teema juurde tagasi, läksin natukene veel rohkem tagasi, kus Jaanus alustas ja et mis on, ma ütleks, viimase poole aasta jooksul muutunud või juhtunud, et kui me pool aastat tagasi EKTL-i nõukogusse läksime rääkima oma teemadest, mina kaitsefondi plaanidest, et tegelikult eesmärgid olid samad, aga kontekst oli oluliselt erinev. Ja kuna see sõda on kaua kestnud ja see nagu valu on muutunud siin kogu Euroopas suuremaks nendel eelkirjeldatud põhjustel, siis jah, investorid on hakanud üle vaatama oma piiranguid, oma välistusi, aga mitte ainult, et tegelikult sellised suuremad muutused investeerimisturul ja raha liikumises toimusid ikkagi pärast suuri uudiseid. Suur raha, suured uudised. Et siin veebruar-märts, kus Trump võimule tuli, algasid päris keerulised vestlused USA ja Ukraina vahel. Ma ei tea, kas neid on õige nimetada rahukõnelusteks, aga igal juhul sellised väga nagu suured muutused ja jõujoonte sellised liikumised, pluss siis Euroopa 800 miljardi eurone taasrelvastumise rahastusplaan, et suured uudised panevad turud liikuma, panevad investorid liikuma. Ja investorid reageerivad ja hindavad siis sisse seda tuleviku kasumit, mida oodatakse. Et tegelikult nii lihtne see ongi. Ja mis võib-olla veel on pannud investoreid oma meelt muutma ja raha liikuma on see, et seni on olnud arusaam, et riik kaitseb, et see on riigi üles, see on riigi kohustus. Et riigil on raha, riik investeerib, riik ostab, aga võib-olla on nüüd natukene selgemaks saanud, et tegelikult meie enda vara ja meie enda elu kaitse on tegelikult meie kõigi ülesanne ja sinna on mõistlik ka investeerida. Et sellised väga nagu mitmetahulised muutused, mis on pannud seda rahastust ja investorid nagu olukorda ümber hindama ja investeerima. Ehk et ka pangad päriselt tahavad, et see sõda ei laieneks, see rahu maailmas ikkagi saabuks, kõik see jääks sinna seisma ja läheks tagasi, kus ta oli. Mina räägin ennekõike oma kapitali investeeringutest. Ma ütlen, et kaitsetööstusettevõtted on muutunud investeeritavateks. Panganduses, kas nad on ka laenukõlbulikud, võib-olla me päris seal veel ei ole, sellepärast, et investorina me ennekõike varajase kasvufaasi ettevõtete investorina me ei eelda, et neil kõigil oleks täna käive. Aga pangad selleks, et laenu anda, nad vaatavad ettevõtte laenukõlbulikkust ja siis nad vaatavad juba käivet ja käibeprognoos, et millised ootused on neil kaitsetööstusettevõtetele, et laenu anda, mida nad varem või hiljem nagunii vajavad oma kapitalistruktuuris, et see on eraldi küsimus. Ma arvan, et me päris seal veel ei ole, enamik ettevõtteid seal veel ei ole. Väga õige. Kaitsetööstusvaldkond on tegelikult ka selline valdkond, kus sul on vaja päris palju käibekapitali, sest enamus asjad, mis me teeme, on ikkagi riistvara, tarkvara koos ja sa toodad mingit füüsilist asja, et sa ei tee ühte portaali, mille kaudu siis droonid lendavad, et droonid ikkagi füüsiliselt lendavad, sa pead päriselt tootma samamoodi neid soomusmasinaid ja muid nii-öelda varustust. Ja selleks varem või hiljem on vaja käibekapitali ja käibekapitali saab tavaliselt pangast. Ja selles mõttes varem või hiljem, kui kaitsetööstusfirmad kasvavad
siis neil tekib vajadus selle järgi ja on kuulda olnud, et ka Eesti pangad tegelikult on valmis selliseid asju finantseerima. Et suurte Lääne-Euroopa kaitsetööstusfirmadest, näiteks nagu Rheinmetall ja teised, et siis nemad on nii kaua turul olnud, et nemad iga tihingu jaoks käibekapitali vaja on ju, ja neil on selles mõttes natuke teised vajadused, aga kui me räägime näiteks Eesti kaitsetööstusfirmadest, kes kasvavad väga kiiresti, kellel on vaja palju toota, et siis ja kiiresti toota, kuna me oleme siin rindele lähedal, siis meil on kindlasti see kapitali vajadus oluliselt suurem. Sander, sa saad nüüd öelda enne, kui me edasi liigume, sest me tuleme selle teema juurde tagasi, et tõesti, Jaanusel on õigus, pangad on huvitatud. On ja nagu täpselt õigesti sai öeldud, et see, et tegemist on kaitsetööstusettevõttega, ei ole mingi takistus. See on pigem võib-olla isegi hetkel nagu selline soodustav faktor, aga mis pankade puhul on oluline täpselt, et millises kasvufaasis ettevõte praegusel hetkel on, kas ta toodab juba käivet, kas ta on kasumlik ja nõnda edasi, et seal tulevad mängu juba need tavapärased nii-öelda panga reeglid, mille alusel pank laenu annab, sest laenu anname, tahame kindlasti seda ka tagasi saada, et siis on juba selline tavapärane krediidianalüüs tegelikult. Aga seal on väga palju nüansse, millest saab veel nagu täiendavalt rääkida. Kui palju maksab sõda? Tegin robotile päringu, ütlesin, et võta terve globaalne maailm ja sain sellised vastused. Lennukikandja 10–13 miljardit dollarit. See on esikohal. 10. kohal on droonisüsteemid 5–200 miljonit dollarit, USA Global Hawk droonisüsteem umbes 120–200 miljonit dollarit, hävituslennukid 300 miljonit dollarit ja nii edasi. Ehk et see on ikkagi põrgulikult kallis äri. Mis rahadega opereerib Eesti kaitsetööstus? Kaitsesüsteemide ehitamine, nagu robot ütles, on väga kallid. Nad on kallid pigem sellepärast, et nad on väga suured süsteemid, nagu systems of systems, nagu inglise keeles öeldakse. Ja seal on väga palju kõrgtehnoloogilist tehnoloogiat sees. Viimane sõna, need on tavaliselt tehtud selliselt, et ta kindla peale töötaks. Kui meil iPhone läheb katki, mis on, me lähme poodi, võtame uue garantii vahel, aga kui sul lennuk alla kukub missiooni ajal ja sa ei saa see nii-öelda oma riiki kaitsta või sul saavad seetõttu sõdurid rindel surma, et see nii-öelda valulävi on hoopis teine. Ja sellepärast on ka väga sageli nii-öelda kaitsevaldkonna militaartooted väga kallid, et see peab alati töötama iga ilmaga ja ka siis, kui vaenlane segab seda. Nüüd, kui me räägime Eesti kaitsetööstusest ja nagu näha ka Ukrainas, siis kõik süsteemid ei pea väga kallid olema, et saab olla ka leidlik, et Ukraina sõda on näidanud, et saab tegelikult täiesti nii-öelda kommertstoodetest, ostad poest väikse arvutikiibi, paned sinna juhtmed külge, teed 3D printerist nii-öelda droonimudelid ja saab ka neid toota. Ukrainlased hästi odavalt, meil siin on nii-öelda, meil on siin nagu mitte sõda, mis tähendab seda, et meil on kulutatud kõrgemad, meil ei ole alternatiiv, Ukrainas ei ole alternatiivkulu inimestel, sul on kas istud kodus või ehitad droone ja siis sa loomulikult ehitad droone, et oma riik aita võita või kaitsta. Ja Eesti tooted on ka, et me ei ehita lennukikandjaid siin, aga me ehitame nutikaid süsteeme, mis on arendada natuke võib-olla siis soodsam kui nüüd seal Lääne-Euroopas neid väga keerulisi süsteeme ja samas nagu toota selle võrra natuke lihtsam. Aga keerukusaste on pigem, mis Eesti võrratakse, on tarkvaras. Et me ei tee mingisugust nähtamatut lennukikere siin, vaid me teeme süsteemi, mis on juba nutikas ja see on nutikas tarkvara pärast. Et metall on igal pool peaaegu sama kallis ja need elektroonilised komponendid maksavad ka igal pool sama palju. Kui ma õigesti mäletan, siis 2017. aastal oli üks küberrünnak, Petja ja non-Petja, mille käigus muuhulgas võeti maha Briti tervishoiusüsteem, 17 000 meditsiiniprotseduuri operatsioonid lükati edasi, sest operatsiooniarstid töötasid tavalise paberi ja pliiatsiga. Muuhulgas sai üks maailma suurim laevafirma sellega pihta niimoodi, et tal võisid olla need enneolematult suured laevad, aga viirus, mis pardale jõudis, ei lubanud sellel laeval paremale enam pöörata, ehk et ei saanud sadamast välja, nii et selles mõttes suund on ju siis õige.
me liigume õiges suunas, tegeleme sellega, mis ei lase sellel lennukikandjal sadamast lahkuda. No Eestis on kindlasti väga head cyberoskused ja teadmised ja kogemused ka, aga mis ma arvan täna kaasaegsete süsteemide puhul on hästi oluline, on see, et tarkvaraga saab väga palju asju kiiresti ümber muuta, konfigureerida, arendada ja paremaks teha. Ja Ukrainas toimuv sõda on näidanud, et see on ülioluline, et sa mitte ei ehita uut džippi, vaid sa muudad seal džipi sees olevat tarkvara. Sa mitte ei tee alati uut lennukit, vaid sa muudad seal lennuki peal olevat raadiomooduli sees mingid parameetrid tarkvaraliselt. Ja seetõttu su lennuk võib-olla 3 tunni pärast juba läheb tagasi rindele ja teeb oma tööd. Et see on, ma arvan, ka üks hästi suur muutus, mis tegelikult meeldib, ma arvan, investoritele väga, et palju asju saab teha tarkvaraga. Ja tarkvaraga teadagi saab teha asju kiiremini ja efektiivsemalt. Et vanasti pidi vahetama välja 1000 moodulit kõikides näiteks soomusmasinates, siis täna sa ideaalsel juhul teed seda eemalt või kehvemal juhul pead minema koha peale korraks midagi upgrade ima tarkvaraliselt või seal koha peal laptopiga konfigureerima. Ameeriklased tegelikult võtsid kasutusele juba 5 aastat tagasi oma Special Forcesis eraldi rolli, mis oligi siis põhimõtteliselt laptopiga itimees, oli igas grupis. Ja tema ülesanne oligi siis seal konfida seda raadioluuret, seda jammerit, mingid muud asja, ka häkkida võib-olla vastase raadiosüsteemidesse, mida on välja peilitud, et see juba tegelikult oli tulemas 5 aastat tagasi, aga Ukrainas on see täna väga kiiresti skaleerunud igale poole erinevatesse valdkondadesse. No aga kui ma tean, et rahakotis sorida ei ole kena, aga eelmises saates rääkisime, et Defsec Intel alustas Ukrainas ühe nii-öelda suunaga. Tänaseks on selleks kasvanud 4 erinevat suunda, tootegruppi, midagi, mis hakkab päriselt ehitama ka droonimüüri Balti regiooni. Mis rahadega te siis seda arendust, seda võimet olete kasvatanud? No meie alustasime seda pilootprojektidega, juba enne sõda, enne täiemahulist sõda, grantidega. Meie sektoris on väga levinud grantid. Kuna alguses on riskid ülikõrged, vanasti ei olnud ka omakapitali investeeringuid saada, siis ainuke viis finantseerida tehnoloogia arendust olid grantid. Grantid siis kas riiklikud või siis näiteks Euroopa Komisjonist, nagu näiteks European Defense Fund, kus meil õnnestus omal ajal kohe sust varajas faasis 3 nagu konsortiumis sisse saada, mis aitasid meil siis oma toodet ka edasi arendada. Ja täna me arendame uusi tooteid ja tehnoloogiaid kliendi raha eest. Et need projektid, mis on varem tehtud, varem toodetud, varem tarnitud, siis nende kasumi me reinvesteerime. Et teha järgmisi tooteid ja et niimoodi kasvada ja rohkem võimet siis luua nii Ukrainasse kui Euroopasse. Ja vaadates nüüd seda, kuidas enam kui 170 liikmega Kaitsetööstusliidul läheb, siis tundub, et neid projektsioone seades kõik justkui kasvabki iseenesest, et eelmine aasta käive 500 miljonit, juba julget öelda, et 2030. aastal 2 miljardit, aga samal ajal sinu enda artikkel 6 aega tagasi ERR-is ütleb, et nüüd on vaja ikkagi veel rohkem pingutada nende investeeringute, tootearengute ja omakapitali nimel. Miks? No seal on see, et selleks, et raha teenida on raha vaja, selleks, et arendada tooteid, sa pead kõigepealt tegema tööd ette. Et meie sektor on selles võttes niisugune eripärane asi, et meil väga feikida ei saa. Et tavaliselt on niimoodi, et kas droon lendab või ei lenda, et kas kaamera näeb või ei näe. Kui ta peab öösel nägema, siis näeb öösel või ei näe. Et keegi väga kliendist ei ole nõus sulle maksma raha PowerPointis oleva toote eest. Ja võt see lünk on väärad täita. Et seda lünka saabki täita kas grantidega või omakapitali investeeringutega. Ja omakapitali investeeringutega sa tavaliselt saad seda kiiremini. Kui sul on hea idee, väga hea tiim, sul on omakapitali investeeringute, saad väga kiiresti tulla turule. Ja kuna me alguses rääkisime ka, et täna on nõudlus on suur, raha ka nagu turul on ja lõppkasutajad ka tahavad, et siis tõenäoliselt investoritele tundub see, et on täiesti võimalik sealt tootearendusest jõuda turule ja isegi võib-olla skaleerida oma toodetega siis hilisemas faasis. Et see ongi see eripära, et meil on vaja tegelikult raha ette ja meil on vaja arendada seda. See, kui on vaja hiljem skaleerida lepinguid ja tootmist üles ja seal on vaja tehas ehitada või siis
seda nii-öelda käibekapitali, et siis seal tuleb juba pangandus ilusasti appi, ma arvan. No ennem kui me lähme selle fondi ja panga juurde, et kui me teeme selle nõnda nagu ikkagi startup maailmas, et sul on 3 minutit pitchiks ja 2 minutit küsimuseks vastusteks, siis kuhu nüüd kohe praegu on kaitsetööstussektoril vaja seda raha suunata siis, et Eesti kaitsetööstus just nimelt kasvaks? No üldiselt on niimoodi, et peab suunama sinna, mida klient tahab osta. Ja kui kuulata, mida näiteks meie kaitsevägi ja meie ministrid räägivad ja mida räägitakse ka Euroopas, siis on puudus teatud tüüpi võimekutest, nagu näiteks õhutõrje, deep strike, igasugune drooni avastamine ja seda siis nii-öelda skaleeritaval viisil. Loomulikult ka droonid ise, igasugused droonid, luuredroonid, siis ründedroonid või siis ka mingisugused väiksemad nii-öelda opereerimisdroonid. Et need on need valdkonnad, kus on täna väga suured tootmisvõimekuse puudused ja võimepuudused. Et need on kohad, kuhu saab investeerida, kui me räägime kaitsevaldkonnast, et nagu Eesti kontekst, et kui me räägime nagu laiemalt, siis on igasugused raketid ja suurtükimürsud ja kõik need asjad, aga Eestis ei ole täna veel neid tehaseid ja võimekust ja oskust. Kas Eestis midagi seisab seetõttu, et raha ei ole? Ma arvan, et ikka seisab, jah. Ma arvan, et kui nüüd, kus meil on olemas 100 miljoni eurone Eesti fond, on, et ma arvan kindlasti need, kes varem tahtis startupi teha, võib-olla teevad nüüd seda suurema innuga. Ja nüüd, kui on teada, et Eesti hakkab ostma mingit teatud tüüpi tooteid, et siis ma arvan, tuleb rohkem inimesi turule ka startup'e tegema või oma tooteid ise arendama. Et need, kes tegid ainult nagu entusiasmis seda või lihtsalt nad olid väga suured huvilised, ma arvan, et sinna juurde on tulnud ka need, kes arvavad, et see on väga ärivõimalus. No vot, ja nüüd ongi õige aeg anda sõna Sillele. Jaanuaris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning riiklik fondivalitseja SmartCap käivitasid 100 miljoni euro suuruse kaitsefondi. Mis need viimased uudised on siis? Alustad võib-olla sellest, et mis idee on, keda te üldse ja kuhu ja mismoodi paigutate ja vaatate? Ma arvan, et kaitsefond, see, millest me räägime, on läbi ajala võib-olla riiklikest omakapitali instrumentidest kõige paindlikum oma tingimuste ja mõnes mõttes sihtgrupi vajaduste adresseerimise poolest, et kui me oleme tavaliselt harjunud tegema riskikapitali investeeringud varajase faasi tehnoloogia ettevõtetesse, kas otse või läbi fondide, siis kaitsefond saab investeerida varajase faasi tehnoloogia ettevõtetest kuni tegelikult kasvufaasini ja tootmiseni välja, mis juba iseenesest võimaldab siis lahendada väga erinevaid ettevõtete omakapitaliga seotud probleeme, et see ei ole seal väga varajases faasis, kus on ainult R&D ja summad väiksed, vaid tegelikult ka siis, kui sa näed, et ettevõttel on vaja käivitada tootmine või tegeleda siis rahulikuma kasvuga, mitte skaleerimisega, oleme ausad, tegelikult kõik kaitsetööstusettevõtted ei ole sellisel kasvutrajektooril, mis võimaldab neil skaleerida. Aga kohapealset kaitsetööstust meil on vaja. Et täpselt selleks see fond ongi, et kohapealset kaitsetööstust arendada, kasvatada ja luua siin need kasvuvõimalused ja tootmisvõimalused väga erineva kasvuprofiiliga ja tehnoloogiaid arendavatele ettevõtetele. Et võib-olla see on see pähklikoorde pandult kogu selle asja eesmärk ja mõte. See ei ole muutunud. See oli pool aastat tagasi täpselt sama, mis ta on täna, et Eesti kaitsetööstuse arengusse panustada ja siin ekspordipotentsiaaliga tehnoloogiaid arendada ja toota. Tooks kommentaari siia, et miks Eestil on Eesti kaitsetööstust vaja. Et kui meil on kriis, siis ainuke, kes meid aitab, on Eesti kaitsetööstus. Ei tule siia ühegi teise riigi kaitsetööstus. Meie enda inimesed, kes on teinud rahu ajal, arendanud tooteid, tehnoloogiaid, tootmisvõimekust, on võimelised siis muutuma, kiiremini midagi täiendama, skaleerima, kõike seda siis. Sest neil on kogemused, sidemed, kontaktid, oskused, tooted ja kui seda meil ei ole, siis kriisi olukorras meil on väga raske luua. Ukraina on väga näide, et miks nad nii kiiresti ümber kohanesid, neil oli väga tugev IT-sektor nagu meil, aga neil oli varem ka kaitsetööstust olemas. Et ega need raketid ja tankid ei tule tühja koha pealt. Et seal on aastate pikkune inseneri kogemus, inseneribüroo, tootmisvõimekused, kõik niisugused asjad. Ja selle rahastamise koha pealt me lisaksin veel juurde, et
Eestis lisaks omakapitali investeeringutele saab tegelikult veel rohkem ära teha. Et Eesti Kaitseministeerium on siiani teinud päris hästi tööd selle arendustoetuse raames, kus tegelikult jagatakse grante nende ideede vahel siis, või millest on tegelikult kaitseväele kasu Eesti nii-öelda kaitsevõime suurendamiseks. Aga kui sa võrdled nagu neid summasid, sest need on kaduvväikesed, et meil 3. aastat kestab sõda ja need summad on ikka ühekohalised miljonid on ju. Et selleks, et sealt tuleks mingisugused tõeliselt suured läbimurde tehnoloogiad, neid oleks palju. Et inimesed saaks katsetada erinevaid kontseptsioone ja tehnoloogiad, see summa peaks olema 10 korda rohkem. Ja siis saab seda väga hästi matchida pärast oma kapitaliga. Iga samm nagu. Ma võtan selle jutu jälle üle, seepärast olles nüüd hästi paljude kaitsetöötajatega suhelnud, ega oma kapitaliga tõesti ei lahenda seda suurt probleemi, et ei ehita nagu tööstust. Ja nüüd mõelda seal väga varajase faasi oma kapitali investeeringud, kus me aitame siis ettevõttel oma tootearendusega liikuma saada ja jõuda sinna tootmise ja pangalaenuni ja küsime, mis vahepeal juhtub. Ja pank eeldab, et on käive, et on müüginumbrid, kuidas jõuda siis müügini, et hakkame siis nagu tagantpoolt ette tulema, mis siin vahepeal juhtuma peab. Ja need Kaitseministeeriumi all olevad toetused, ma arvan, et see on üks selline komponent, tegelikult tahetakse ikkagi testosta, eksperimentaalosta, sealt tekib esimene käive, referents ja me võime siin rääkida pikalt sellest, kuidas need hankeprotsessid ei tööta siin või kogu Euroopas, aga lõppude lõpuks me jõuame ka selle lõppkasutajani, kaitseväeni, kes ütleb, kuidas ma ostan asja, mida me ei ole testinud. Et need testostud, ma ei tea, kuidas seda õige on isegi öelda, eksperimentaalostud, et mis aitavad kaitseväge paremini kirjeldada, adresseerida neid võimeid, mida nad tahavad osta, kasutusele võtta ja teistpidi ka ettevõtteid, kes neid arendavad ja toodavad, et neile tekib käive. See on hästi loogiline hetk, et kui sa saad selle nii-öelda arendustoetuse grandi, sa arendad selle välja koos kaitseväega mingi prototüübi võimekuse, kaitseväega ütleb, et see on väga hea, ma tahaks seda nüüd proovida aasta otsa, enne kui ma ostma hakkan või kas või 6 kuud või kuskil õppustel, et sa ei saa ju võtta ära siis sellelt firmalt nagu tema ainukest prototüüpi või järgmise jaoks ju raha ei ole. Et siis ongi see, et kui nüüd sealt tulevad need referentsostud või need testostud, nimetame neid, kuidas me nimetame, siis saab mitu kärbest ühe hoobiga. Me saame tegelikult käibe, me saame seda päriselt katsetada ja me saame ka raha. Ja seda raha tegelikult on väga hea oma kapitaliga pärast matchida, et sealt edasi liikuda järgmistes nii-öelda siis tasemetele või kõrgustesse. Sander, sa tahtsid öelda midagi? Ja, et just seesama, et see on nagu sellise kaitsetööstuse võlu ja valu, et põhiline ostja, kes sul on ikkagi riik, siis olgu see siis kaitsevägi, kaitseministeerium ja see ei pea olema Eesti riik, see võib olla Euroopas keegi teine riik. Ja kui sa oled sinna lepinguni jõudnud, et ta juba tellib, et siis on juba väga hea. Et tavaliselt need lepingud on pikad, need on stabiilsed, need on kümneteks ja kümneteks aastateks tihti peale. Aga selleks, et sinna lepinguni jõuda, on kaitsetööstuse nagu see protsess on märksa pikem kui võib-olla tavaettevõttel. Just see testostud, see pooleks aastaks ja aastaks testostu tegemine on selline isegi optimistlik. Mõned riigid võivad võtta 5 aastat üle selle, testitakse, siis tellitakse mingi väiksem pakett ja nõnda edasi. Sest mida ikkagi kaitsevägi vajab, on sellist skaleeritavust, et neil ei ole vaja 10 mingisugust objekti või asja, et kui nad tahavad midagi, siis nad tahavad standardit. Et nad saavad kasutada seda üle oma kaitseväe, et nende partnerid kõrvalriigis saaksid seda kasutada. Ja et nad teaksid, et 5 aasta pärast ja 10 aasta pärast on neil selle mingisuguse asja jaoks varuosad olemas, mingi hooldus olemas. Et see ja selleks nad vajavad seda kindlust, mida ei saavuta just isegi poole aastaga, vaid nagu, aga kui see kindlus on saavutatud üks hetk, et siis on see, ütleme, kaitsetööstusettevõtte saavutanud sellise faasi või jõudnud sellisesse faasi, kus on nii pankadel hea meel, kui tõenäoliselt ka investoritel väga hea meel juba. Meie sektoris on veel see eripära, et kui sa teed tavalist üks klassikalist tarkvara startup, et siis saad minna kohale ja rääkida, et meil on niisugune roadmap ja meil on sellised plaanid ja aasta pärast meil on nii vinge tarkvara, siis kaitsevaldkonnas on pigem niimoodi, et olete väga tublid, et tulge tagasi aasta pärast. Siis kui midagi näidata on. Ja kui sa lähed ja ütled, et võiks toota teile, ma ei tea, 100 tükki neid või 1000 tükki, siis järgmine küsimus on, et näita tehast. Ja kui ütled, et ma hakkan ehitama, siis väga hea, tule tagasi, kui valmis on.
et noh, see on niisugune sektor, et sa ei saa nagu lubaduse pealt, et ma siis, et noh, sa lubad ehitada, ma siis hakkan ostma, et ei, sul on vaja seda võimet näidata, sellepärast see finantseerimine on hästi oluline meie sektoris, et sul on toode valmis, aga selleks, et nüüd siin ka nii-öelda skaleerimisel või kasvamisel või kliendi vajaduste tootmise kontekst tõsiselt võetakse, sul on vaja teha ka väga palju investeeringuid ette. Aga see jällegi tagab see, et noh, et kui sa selle ära teed, siis kõik on kvaliteetne, siis sul ikkagi need pikaajalised lepingud, nagu SEB rääkis, et need on nagu selles mõttes väga väärtuslikud. Täna mõnel Eesti kaitsetööstusel on pangalaen. Ma arvan, et ikka on. Et pank ikkagi on laenanud ja on saadud arendada ja juba ikkagi... Ja, aga need pangalaenud on väga selgelt nagu käibekapitali iseloomuga, et noh, tellimuse täitmiseks või tehase ehitamiseks või noh, midagi sellist, et pangad ei anna, ma ei usu, et pangad annaks laenu toote arenduseks. Kõik sõltub tingimustest, et noh, SEB-l on samamoodi näiteks, et jah, ütleme, räägimegi varajase faasi, siis ütleme startup faasis olevatest ettevõtetest, kus faasis praegusel hetkel paljud Eesti kaitsetööstusettevõtted on. Et seal selles faasis on tõesti nagu pangalaenu vägagi keeruline saada, et tihtipeale peaks siis olema seal taga kas siis noh, nii-öelda sponsor, mõni investoritest, kes toetab, mis on ka täiesti variant, et ongi ka ju omakapitali investorid, kes tulevad sisse ka missioonitundest ja on valmis toetama ka näiteks pangalaenu saamisel, pangalaenu taotlemisel. Aga noh, näiteks SEB-l on ka siis venture debt fond, et kus ikkagi samamoodi on Baltikumi peale eraldatud summa, mitte küll ainult kaitsetööstusele, vaid üldse siis ütleme startup sektorile, kus on siis võimalik samamoodi kas siis näiteks koostöös SmartCapiga või mingisuguses faasis enne pärast SmartCap investeeringut saada samamoodi täiendavat kapitali. Kapital maksab küll rohkem, sest risk on ka esialgu kõrgem, aga see on nagu selline võib-olla kasvulava või selline koht, kus siis nagu just järgmisesse arenguetappi jõuda, kus eeldatavasti või loodetavasti ettevõte on juba valmis selleks, et ta saab ka nagu tavalist pangalaenu taotleda. Et on olemas just seesama kliendid ja käive, mille pealt oleks võimalik siis kas käibekapitali või ka mingid investeerimislaenu anda. Aga tuleme korra SmartCapi juurde tagasi, et siis jälle panga juurde tulla. Jaanuarist on saanud sujuvalt aprill-mai, väga lühike aeg. Kuidas teil selle 100 miljoniga läinud on? Töötame tehinguvooga, vaatame tehinguid läbi, esimesed tehingud on need, millega me täna töötame. Aga ega keskmiselt võtab ühe tehingu struktureerimine, analüüsimine aega 6 kuud pluss miinus. Sellistes ka lihtsamates sektorites, no meil on pikem ajalugu rohetehnoloogiatesse investeerides, kus me investeerime energeetikast, transpordi ja ringmajanduseni. Et sealt need numbrid pärit on ja sellele referentsile tuginedes ma julgen öelda, et vähemalt 6 kuud võtab meil aega, et esimesed tehingud struktureerida. Saab näha, kuidas meil kaitsefondist läheb, et väga tahaks teha, sest turg on väga aktiivne selles sektoris ja rääkida sellest, et tõesti raha pakkumine on väga kiiresti, väga palju kasvanud oma kapitali investeeringute instrumendi osas just. Siis kus aktiivsus on kõige suurem on väga varases faasis väga väikesed summad. Sinna on liikunud väga erineva profiiliga investorid, kui varem olid perekondlikud varavalitsejad ja äriinglid, siis nüüd on sinna tulnud ka riskikapitali investorid, kes varem võib-olla investeerisid krüptosse ja fintechi. Et väga-väga selline kiire investorbaasi laienemine. Kus see jälle nagu kitsaks läheb, on siis, kui me jõuame sinna kasvuni ja tootmiseni, summad lähevad suuremaks, et siis seal selgelt nende investorite investeerimisvõimekus juba kahaneb, sellepärast, et nendel endal ei ole piisavalt palju raha. Need fondid, kellest me räägime, kes on üliaktiivsed, nende enda fondi maht ei võimalda ka suuri summasid ja suuri investeeringuid teha. Ja võib-olla ma puudutaksin seda sellist teiste edu äärt või ka suuri numbreid ja suuri uudiseid. Et tegelikult ega siin toimib see turg samamoodi, et nendel, kes esimesena liiguvad, on selgelt edumaa. Ja esimesena liiguvad ja väga kiiresti ja jõuliselt liiguvad need, kes väga suuri summasid kapitali kaasavad väga, ei saa öelda väga vara, aga piisavalt vara. Et Euroopast on meil näide Helsing, kes kaasas ligi €500 miljonit eelmisel aastal, USA-st üle miljardi ja ligi
$1,5 miljardit anduril. Kõige sellisem hiljutisem suur raha kaasaja siis meredroonide tootja USA Saronic, ka samamoodi $600 miljardit. 600 miljardit dollarit. Miljonit, vabandust. Jah, $600 miljonit, et nendel on selge eelis toodet kiiremini arendada, tooteportfelli laiendada ja uusi turge võtta. Et võib-olla need on need nimed ja need sellised taktikalised raha kaasamised, mis annavad teatud ettevõtetele edumaa. Et noh, oleme ausad, need suured investorid ja suured summad võivad defineerida natuke seda, milliseks kaitsetööstus kujuneb. Sille, aga kuidas see käib? Et teil on 100 miljonit. Yeah. Kuidas see nüüd siis käib? Kas ongi nagu, ma ei tea, tavaline televaataja on näinud ajujahti. Et kas samamoodi, et inimene tuleb, seisab, selgitab, mis probleemi ta lahendab ja siis otsustatakse, kas minnakse edasi või läheb ukse taha. Kuidas see käib? Yeah. No, tegelikult me jälgime neid ettevõtteid, kes meile huvi pakuvad ikka pikema aja jooksul. Et tänaseks ma ei saa öelda, et oleks üllatusi või tuleks üllatuskülalisi meie ukse taha. Et meil on selgelt teada, kes siin tegutsevad ja kes on raha kaasamiseks nagu piisavalt valmis. Ja on neid, kes tulevad ise ukse taha, on need, kellele meie läheneme ja tegelikult tuleb aru saada, et kas see tehnoloogia meeskond on, ütleme, kaitsesektoris siis atraktiivsed ja perspektiivikad, milline on kaitseväe huvi, kas Eestis või siis väljaspool Eestit. Ja noh, finantsid, ma arvan, et siin tõesti, kuna me vaatame nii varajase faasi ettevõtteid kui ka kasvuettevõtteid juba, kellel on käibenumbrid, et see on juba siis nagu iga ettevõtte spetsiifiline, millises kategoorias me hindame nende finantse või finants nagu väljavaadet, et kaasinvestoreid vaatame, kellega koos me investeerime, kui palju on nemad võimelised ettevõtet aitama, et jällegi see üks asi on pakkuda lihtsalt raha, teine asi on minna ettevõttele appi, avada uksi, aidata talle järgmises etapis raha kaasata, aidata talle siis C-taseme juhtkonda värvata. Noh, väga palju asju, mida lisaks üks investor saab ja peab tegema. Lisaks siis raha investeerimisele ettevõttesse. Me vaatame kõike seda tervikuna, mis nagu ütleme, muudab selle ettevõtte lõpuks siis investeeritavaks meie jaoks. Noh, ma arvan, et lisaks võib-olla tavainimesele, kes ei tõsta raha iga päev, et noh, sul peavad olema ikkagi one-pager, üks lehekülg kirjeldab, mida sa teed, sul peavad olema slaidid, kuidas sa turule lähed, mida su toode teeb, eriti veel jaolas, kus kuidagi mingi video või mingi füüsiline asi, et mis see toode teeb siis. Ja sul oleks mingid hinnangud, et palju sul, kuhu investeering läheb. Et kui investorid investeerivad 2-3 miljonit, et mille jaoks, et ma ei tea, kas ostetakse mingisugust materjali või palgatakse inimesi või minnakse messidel või minnakse Ukrainasse katsetama või. Et see kõik peab olema seal sees ja siis selle vahel fond hindab siis, et kelle jutt on veenvam ja kelle slaidid on ilusamad ja kelle siis numbrid ütleme siis kannatavad mingisugust analüüsi ja kui kaugel kellegi toode on. Et üks asi on see, et sa lähed PowerPointiga, teine asi on see, et sul on mingi asi, mingi prototüüp või mingi asi on juba valmis. Eelmises saates me räägime sellest, et kas on kogu selles arenduses, mis on toimunud meeletu kiirusega, et kas me näeme mingit imerelva. Kas sa sille oled näinud nendes one-pagerites, millest Jaanus räägib, mingisugust tõesti võib-olla järgmist hüpet, et keegi on tulnud lahendusega, mis võib-olla on sinu jaoks olnud uudis? Tegelikult, mida me näeme, on ikkagi lahendused, mis kuidagi viisil või teisel on reaktsioon Ukraina sõjale. Et kõik tehnoloogiad, mida me näeme, aitavad võita siis sõda Ukrainas. Midagi sellist homse või tulevikusõja futuristlikke lahendusi ei ole näinud, aga küll
ma ütlen, et need ettevõtted, kes täna on väga palju investeerivad R&D-sse või nagu teadus-arendustegevusse, kus on see inseneeria baas olemas. See on täpselt see baas, mille peale on võimalik need tulevikutehnoloogiad, mida me täna ettegi ei kujuta või on väga mureliks, et need on võimalik kiiresti ehitada. Ja ma kordan siin Jaanuse sõnu, see, et meil on Eestis kohapeal see teadmine olemas, mingisugune tootmisvõimekus või kogemus, et see on oluline, et see on see, miks me ehitame see kohapealset kaitsetööstust ja vaatame tulevikku, mitte lihtsalt aasta või 2 ette, vaid see, milline baas on meil olemas 10 aasta pärast, kui me seda peaks päriselt vaja minema ja seda on väga kiiresti võimalik sinna peale ehitada. Ja ka ükski toode ei ole täpselt nagu PowerPointi või paberile kirja saab alguses, et ükskõik milline reaalne asi kohtub reaalsusega, reaalse eluga, on see siis õppustel või katsetamisel või lahingus, et see kindlasti peab midagi muutma. Ja nagu me rääkisime ka ühes eelmises saates, et seal on ka oluline see, et kas see tiim on võimeline ja tahtmist täis neid muutusi teha. Sul võib olla nagu väga kihvt toode, väga äge, toimib, saarad kuskile rindele ja seal on vaja midagi muuta, aga siis sa ei taha seda millegi pärast teha või ei suuda või ei viitsi või ei julge. Ja siis sul jääbki tegelikult see arendamata ja siis võib-olla ei olegi õige sektori. Millal me näeme sille esimest toodet, mille puhul saab öelda, see on see SmartCapi fondi rahastus? Ma järgmises saates vastan sellele küsimusele, kui sa mind kutsud. See on järgmine saade. No vaatame selle üle. Ma ei usu, et ma nii palju saan. Aga hüpates korra lahti nüüd sellest samast, mida Jaanus korra siin mainis, et seda on kallis. Lasin robotil jälle ja vabandan, ma ei julge öelda, kas minu robot on nüüd kõige targem, aga ta on leidnud sellise numbri. Erinevate analüütikute hinnangul on sõja päevane maksumus Ukraina jaoks $100–200 miljonit päevas ja Venemaa jaoks $300–500 miljonit päevas. Et kas 100 miljonit on pisku või tegelikult selle eest annab teha ikkagi? No, kui me neid numbreid vaatame, siis tegelikult me vaatame, seal konkreetselt on aktiivne kuum sõda, mis tähendab seda, et praktiliselt kõik on consumables. Et sa põhimõtteliselt kõik kulutad ära, ja see on nagu tootmine. Et kõik need droonid, mis lendavad, kõik need masinad, mis puruks sõidetakse, kõik need lennukid, mis alla kukkuvad, ja kõik selle söögi ja nii-öelda laskemoona, mis ära lastakse, et see on nagu selle hind. Et kui sa niipidi vaatad, siis jah, see 100 miljonit on väga väike raha, aga see 100 miljonit ei olegi mõeldud selle asja jaoks. Et see 100 miljonit, mis seal on tegelikult nagu tarbimiskulu, see on põhimõtteliselt nagu nii palju, kui sa päevas jõuad ära süüa või ära kulutada, et autokütuse või sõidu peale. Et see, millest SmartCap räägib, see on ikkagi see palju R&D-sse läheb. Ja ega kui me võtame Ukraina aktiivseda, see läheb ka väga palju R&D-sse, aga ta on niisugune võib-olla niisugune lühike R&D, et sul ongi vaja 2 nädalaga midagi kiiresti muuta, midagi kohandada, et see ei ole ka päris selline R&D investeering, mida sa sõjapidamise ajal nagu investeerimisfondist teeksid, et see on natuke paratamatu. See on see, et sa lihtsalt pead kohanema kogu aeg lahinguväljal. Su eesmärk on ju lahinguväljal kogu aeg olla oma vastasest parem ja panna oma käitumisega, muuta oma käitumist, tema käitumist. Ja kui sul on selleks vaja midagi muuta või arendada oma elektroonilise sõjapidamise vahendites või kaamerates või mingites relvasüsteemides, sa teed seda jooksvalt niikuinii. See, mis me räägime nende investeeringute kontekstis või ka näiteks Eesti kaitsetööstuse kontekstis, me loome nagu uusi tooteid, et uusi teenuseid, tarkvara ja see on natuke nagu võtab natuke rohkem aega kui 3 nädalat seal rindel konfida. Kui see 100 miljonit panna puhtalt nagu laskemoona, siis jah, selle suudab tõesti paari päevaga ära tulistada. Aga siin on õnneks nagu sellele 100 miljonile on juures see ajafaktor. Et väga palju lisaks sellele rahale on nagu seda, siis tõesti seda ajujõudu, mis on sinna sisse pannakse lootuses, et sellest 100 miljonist tegelikult väärtust kasvab nagu kordades või 10 kordades rohkem, mida siis üks hetk on võimalik panna siis nii-öelda nagu, olgu see siis laskemoonana või kuidas iganes nagu tootmisesse ja kasutusse. Ja see 100 miljoni eurose fondiga nagu igasuguste kaitseinvesteeringutega uutesse tehnoloogiatesse saab see sõja hinna alla tuua. Lihtsalt päeva, ütleme, võib-olla poole odavamaks selle ühe sõjapidamise päeva hinna alla tuua. Ja näiteks kui neid samu FPV droone toodaks, ma ei tea, kuskil Lääne-Euroopa riigis, siis ma kujutan ette, et võiks olla 5-6 korda kallimad. Kogu sõjapidamine oleks 5-6 korda kallim.
ja sama on mingite tehnoloogiatega, et seal on, kui me vaatame kas või neid, kuidas täna nii-öelda vastase droone alla tuuakse, et sul on ju valida, et kas sa tood selle alla mingisuguse 20 000 eurose ütleme, 1000 eurose FPV drooniga või siis 1 000 000 eurose raketiga. Et seal on ka väga suured nagu selles mõttes erinevused, kuidas sa saad tegelikult seda nii-öelda hinda alla tuua. Aga neid summasid tuleb kogu aeg juurde ja juurde, et siinsamas märtsis Euroopa Komisjon teatas 800 miljardi euro suurusest Rearm Europe Euroopa taasrelvastamise uue fondi loomisest, mis ka jõuab ka ju Eestisse. No selle fondi juures peab saama aru, et seda raha tegelikult ei ole olemas. No täna küll räägitakse, et sinna tõstetakse teisest fondist. See on põhimõtteliselt nagu laenuraha, et Euroopa Komisjon ütles, et riigid saavad laenata selle raha eest, et siis osta ja siis nende nii-öelda nad võivad eelarve defitsiiti minna mingist piirist üle. Et selles mõttes seda raha tegelikult ei ole olemas. Et see raha tuleb turult siis riikidele enda poolt laenata ja siis osta seda võimekust, mida neil parasjagu vaja on. Ja ma kujutan, et Euroopa riikid on päris aeglaselt seda tegema. No, Sander, sa oled tõstnud lauale ühe paberi, mis muidugi loomulikult muudab selle kohe hästi huvitavaks, et kuidas see pankade vaade siis on SEB Grupi relva- ja kaitsetööstuse valdkonna poliitika. Sul on siin üks Eesti tuntuim ja tunnustatuim kaitsetööstuse ettevõte, kuidas sa talle siis omad selle poliitika söödavaks teed? Ja ma enda jaoks igaks printisin välja ka, et on spikerdada äkki. Ja see ongi tegelikult poliitika, mis ei ole meil see, et juhatuses kinnitasime ja panime omale arhiivi ja ise vaatame, et see on täiesti meil koduleheküljel olemas, igaüks võib lugeda, et mida me oleme valmis tegema, mida me ei ole valmis tegema. Samamoodi just ja see poliitika on arenenud läbi aastate, et siin on kindlasti rohkem asju, mida me oleme valmis tegema kui 5 aastat tagasi. Et miks 5 aastat tagasi vähem olid valmis, et täpselt seal see koht, kus inimesi tapetakse, et mõistlik inimene hoiab sealt võimalikult eemale, et on seotud väga suure maineriskiga, moraalse riskiga ja panga jaoks eriti. Et see risk, et midagi valesti läheb, võib pangale nagu väga palju kätte maksta ja see ei pruugi isegi olla, et midagi päriselt valesti on. Eile oli meedias artikkel selle kohta, et üks Eesti droon lasti kuskil või kukkus kuskil Aafrikas alla. Ja ega sealt artiklist ka väga palju välja ei tulnud, et millega seoses, kes lasi, kes on hea, kes on paha, aga see on see sama lugu nagu see mantlivargusega on ju, et kas see on õige mees, et ei mäleta, mingi jutt oli, et talt varastati mantel või varastas ta ise mantli, et igatahes mingi jama selle mantliga oli, kahtlane värk. Et niimoodi on nagu selle kaitsetööstuse finantseerimisega ka, et seal peab väga ettevaatlik olema, et keda sa finantseerid, sa pead olema kindel, millistesse riikidesse see toodang jõuab, et just ongi, et pigem nagu NATO, Euroopa majanduspiirkond ja mida nende siis süsteemide relvadega tehakse. Et tegelikult kui me seda relvapoliitikat vaatame ka, siis ega meil välistusi on suhteliselt vähe ja need välistused tunduvad ka mõistlikud, et jalaväemiinid, bioloogilised relvad, keemiarelvad, kobarpommid ja siis vaesestatud uraani sisaldav laskemoon ja tuumarelvad nii-öelda. Et kõik tunduvad mõistlikud asjad, et natukene võib-olla siis samm edasi nagu siis nii-öelda tavarelvastusest, kuigi Eesti, Soome tegelikult jalaväemiine juba ju kaaluvad täiesti on ju. Ja ei oska öelda, võib-olla see poliitika on meil ka aasta või 2 pärast muutunud, aga et need on nagu mõnes mõttes ainsad välistused näiteks toodangu osas, et mida me oleme valmis finantseerima. Et siis võib öelda, et kui need välistused välja arvata, siis ülejäänud me tegelikult toodangu osas oleme valmis finantseerima, mis on nagu väga lai nimekiri. Et pigem on seal finantseerimise juures täpselt need küsimused. Kas omanikud on meile nagu sobivad? Et Eesti sellise startup sektoris ei ole see tihtipeale küsimus, me teame neid inimesi, aga pangas on sellised väga kuulsad sõnad iga see KYC, AML ehk siis tunne oma klienti, et kui me räägime sellistest mõnes mõttes maailma tasemel suurematest relvatootjatest või laskemoonatootjatest, kes ka on huvitatud Eestisse näiteks oma tehaseid rajama, siis seal võib olla tihtipeale omanike ringis inimesi, keda me peame kontrollima, et täpselt, et mis on nende taust, kas me saame seda tausta kontrollida jällegi. See ei pruugi olla see, et nad tegelikult ei ole sobivad, küsimus on see, kas me suudame tõestada piisavalt hästi, et nad on nii-öelda sobivad omanikud. Ja siis täpselt kõik muu, mis on tavaettevõttele, et kuna see
sõjatööstuse nagu finantseerimine on rohkem selline projektfinantseerimise moodi, et sa pead, eriti kui on algusfaasis ettevõte, sa pead aru saama nagu sellest, milline on tema potentsiaal, millised on tema potentsiaalsed ostjad, et noh, jällegi, kui on näiteks saadud mingisugune leping või et siis sa oled valmis näiteks finantseerima natukene seda käibekapitali just selle lepingu vastu, aga sa pead kindel olema siis, et see ettevõte suudab selle toote valmis toota, mille ta siis nagu lepingu alusel tarnib ja et see ostja, kes selle lepingu ostab, on ka nagu meie jaoks nagu aktsepteeritav, maksejõuline ja nõnda edasi. Et selline, aga noh, need on siis nagu need pangavalud, mida pank nagu läbi tegema peab, aga kui need valud on läbi tehtud, siis tegelikult ütleme, see piirangud on suhteliselt sellised kitsad, mida me ei ole valmis tegema nii-öelda. Ja intress on nagu tavalisele mööblifirmale? Intress on jällegi mitte, ma arvan, et siin ei tooks nagu vahet, et kaitsetööstus versus muu, vaid pigem just krediidirisk ehk siis alustav ettevõte, pigem kõrgem intress, ettevõte, kus on stabiilsed rahavood, raha tagasisaamise tõenäosus suurem, seal madalam intress. Et seal kaks kommentaari siin, et üks, et meie valdkond on suhteliselt nagu läbi valgustatud, et kui me kuskile müüme, siis meil on Eestis on olemas strateegilise kauba komitee, need sealt peavad kõik asjad läbi minema, kõik riik ise kontrollib, kuhu, kellele me müüme, kes maksab. Me seadusega ei tohigi müüa enne, kui me ei ole lube saanud, eriti praegu, kuna sõda käib. Et vanasti see nimekiri oli nagu lühem, meile puhul seda tuli teha, täna seda põhimõtteliselt peab tegema kõigi asjade peale ja veel kui ettevõttel on mingisugused eraldi litsentsid või load, siis on veel kõik läbi valgustatud, et selles mõttes, et kui päriselt, ütleme, et need ettevõtted, kes startupid, et nendega on selle võrra natuke lihtsam, et nad on juba midagi teinud, nad on kuskil juba tarninud, need on juba korra nii-öelda nagu läbi valgustatud. Startupide puhul jah, võib-olla pangal on ka natuke rohkem vaja seda nagu tausta uurida, et see on jah, võib-olla niisugune. Tahtsid midagi veel öelda, sul oli 2 mõtet. Tuleb meelde. Aga korra pankade juurde tulles, et palju tegelikult, või te saate kõik sellele vastata, suur raha tõmbab ligi ka kõikvõimalikke šarlatane ja selliseid nagu suure jutumehi. Kui palju selles tänases maailmas just selle Ukraina sõja tõttu ja selle suure raha tõttu on neid, kes räägivad midagi, mida tegelikult ei ole olemas, lubavad luua midagi, mille taga tegelikult on suur pettus. On seda juba avastatud on ka Eestis? On olemas ka selliseid investoreid, kes lubavad sulle maad-ilmad kokku ja siis tegelikult nii-öelda due deal'i protsessi käigus võivad tegelikult su IP ära varastada või lihtsalt võivad olla hoopis vaenlase jaoks töötavad institutsioonid. Ja eks seda on alati, täpselt, suur raha toob erinevaid osapooli, et oleme ka, ma arvan, ise näinud kindlasti neid, kes on nagu, siis ütleme jah, et lubadusi on rohkem kui sisu. Ma arvan, on ka vastupidiseid, et esialgu tundub, et väga suured lubadused, et kas suudetakse ja siis kui nagu lähed süvitsi rohkem, et siis et tegelikult on ka sisu sees nii-öelda. Aga võib olla ka neid, mis on kõige halvem variant, et ei ole veel aru saanud, et sisu pole. Et tundub, et sisu on, aga lõpuks tuleb välja, et on ainult lubadused. Aga nii see on ja see on üks osa nagu tööst, et filtreerida välja need, kus on sisu vähem ja minna edasi nendega, kus on sisu rohkem. Et see on nii-öelda üks osa pangatöötaja kulust samamoodi. Ma võib-olla toon isegi teise mõõtme veel, et ma pean ausalt ütlema, et väga palju meieni oli jõudnud selliseid ettevõtteid. Ilmselt ka see, et ütleme väga kiired referentsi kogujad ja me oleme harjunud seda tegema sõltumata sektorist, kes on võib-olla ilmunud pildile mingisugused vahendajad ja sa tegelikult aru ei saa, mis ettevõtet või toodet üritab sulle vahendada, kelle jaoks ta raha kaasab või mis ettevõtet ta sinuga koos tahab teha, et igasuguseid vahendajaid, nõustajaid on tegelikult tekkinud turule päris palju. Sogases vees on hea kala. Aga peame vaikselt hakkama noote kokku tõmbama sellise
võib-olla uue peatükiga, et kaitseväelaste jaoks ei ole küsimus, et impeeriumi ihalus meie idapiiri taga ei lõppe tõenäoliselt mitte kunagi ei 5, 15, 55 ega 505 aasta pärast, nagu ajalugu on näidanud. Aga tavaline inimene ikkagi nagu väsib ja küllap finantsmaailm väsib ja maailmas tuleb mingid muud projektid ja see oht on ju ikkagi see, et ühel päeval saab see sõda läbi. Saab see sõda läbi ja näiteks läheb kõige parema stsenaariumi järgi. Juhtub nii nagu 91. aasta juulis. Keegi ei arvanud, et Nõukogude Liit kokku kukub. Ja siis ta järsku kukkus kohe kokku ja Eesti sai kohe vabaks, mille puhul arvati, et see võib juhtuda alles 10 võib-olla 15 aasta pärast. Toomas Hendrik Ilves, meie president, ütles ühes teises saates ka, et see võib tekitada sellist tunnet, et nüüd ongi läbi. Nüüd rohkem ei ole vaja. Et kas me sellest oleme nüüd aru saanud või et kas rahamaailm ei karda, et kunagi Delfi energeetikakonverentsil rääkisime omavahel ka sellest, et ikkagi nagu pikalt vaatate, et kas see tuulepark ikka päriselt kannab 15 aasta pärast. Aga võib-olla seda saab läbi. Laod toodetakse täis, ei olegi tootlust, ei olegi mõtet sekkuda. Või nüüd saadakse aru, et ikkagi kaitsetööstus on see sektor, millesse tuleb panustada ja siin ei ole pääsu. Pikas perspektiivis on alati see küsimus, jah, et kui räägime nagu üldse sellest kaitsest, et sõda saab läbi ja tundub, et nagu tekib see turvalisuse tunne, ja siis nagu sel hetkel tundub, et ei kunagi enam, nüüd on kõik õppinud, nüüd on kõik targaks saanud ja enam neid vigu ei tee ja siis läheb mööda 5, 10 või häda pärast 15 aastat ja siis tehakse kõiki neid samu vigu täpselt samamoodi, et selle vastu vist ma kardan ei saa, et alati kui uus põlvkond peale tuleb, et siis kuidagi eelmise põlvkonna õpitu nagu unustatakse ära. Aga jaa, et see on tõsi, et kaitsetööstuse kui me vaatame nagu ka panga perspektiiv või investori perspektiivist, et kui meid huvitab rahavoog ja kui pikalt seda suudetakse siis nagu seda rahavoogu toota, siis see on kindlasti midagi, mida tuleb väga arvestada, et olgu see siis näiteks laskemoon, droonid või tarkvara, et kas sellele on siis ka nõudlust 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, kas see nõudlus on pigem kasvav või kahanev. Et kui palju nüüd nagu Euroopa näiteks sellest õpib 15, ma usun või tahaks uskuda, et meie regioon on nagu sellest õppinud ja siin on nagu see siis ütleme ärkvelolek püsib märksa kauem ja arusaam, et siia tuleb investeerida ja ka uuendada siis nii-öelda on see siis nagu siis varustus või siis nii-öelda teadmised. Aga et kas Euroopa tasandil, kui kaua see ärkvelolek püsib ja kas see ärkvelolek üldse jõuab sinna maale, kuhu meie eeldaksime või tahaksime, et see Euroopa tasemel jõuab. See on tõesti omaette küsimus, et kaob see esialgne oht ära ja siis minnakse väga kiiresti nii-öelda oma tavalisse elurütmi tagasi. Aga ma tahaks uskuda jah, et vähemalt meie regioonis me peame kauem seda meeles, et sellised investeeringud on vajalikud ja tasuvad ennast kuhjaga ära, et need investeeringud on vähemalt siis enda iseseisvasse riiki, mitte siis kellegi teise riiki. Nagu Ingvar Pärnamäe ütles mullu suvel ühes artiklis, et just nimelt seesama regioon tuleb muuta Eesti majanduse tugevuseks, ehk et nii nagu Iisrael ja Lõuna-Korea, see on ju meie absoluutne võimekus selle impeeriumist unistava suure idanaabri kõrval kasvatadagi kaitsetööstusest üks majanduse elavdaja ja arendada siin ka siis, kui päriselt see ilus päev saabub, ikkagi midagi, mida maailma kõik erinevad nurgad vajavad selleks, et oma iseseisvust ja vabadust ja põhimõtteid kaitsta. On ju nii, Jaanus? Jah. Aga üks mõte veel siiski, nüüd kus me räägime rahast, hiljuti majandusteadlane Urmas Varblane pidas ühe ettekande, kus ta arvas, et kaitsetööstused võikski saada selle vinduva majanduskriisi turgutaja elule. Et numbrid kasvavad, käibed kasvavad, fondid, rahad. On see siis võimalik? On see võimalik, et kaitsetööstusest võiks saada see, mis vinduva majanduskriisi uuele tasemele tõstab? No, meie kaitsetööstuses loomulikult usume sellesse ja seal on ka mõned sellised tugevad argumendid, et esiteks see, et kui kaitsetööstus on nii-öelda osa kaitsevõimest, siis ta on rohkem integreeritud, teda ei vaadata enam lühiajaliselt ja tegelikult kaitsetööstuses sul on vaja toota nii-öelda nagu valmis lahendusi,
mitte nagu tükki, et noh, sa ei tooda mitte lennukile seda tiiva nurka seal, vaid sa tegelikult toodad siis droonitõrjesüsteemi, mis avastab ja toob droone maha ning noh, selle läbi tegelikult sa ka tarneahelas lähed kõrgemale, et seetõttu saad rohkem saad rohkem väärtust, mis tähendab seda, et sa saad ka rohkem selle süsteemi eest küsida ja saad tõenäoliselt ka teha midagi sellist ja arendada, mida kogu maailm vajab, mitte ainult Eesti. Ja kui me vaatame kaitstusvaldkonda, siis see sisaldab kõiki meie majanduslikult tugevaid külgi, töötlev tööstus, tarkvara, muid nutikaid asju, elektroonikat, mis me siin küll Ericssoni tehase näol teeme, aga ikkagi, et noh, meil on need kogemused olemas, teadmised, kui need kokku panna, siis meil oleks nagu küll baasi, mille pealt tegelikult luua neid nutikaid uusi ka tuleviku kaitsetööstusvaldkonna asju, mida võiks ja tooteid, mida võiks Ameerikas või Euroopas või Aasias isegi müüa. Kõrgema marginaaliga. See on just oluline, et noh, Eestis on ju väga hea töötlev tööstus on ju, aga ma olen aru saanud, kui ma olen rääkinud endast targematega, et üks põhjus on see, et väga vähe on oma tooteid. Hästi palju on allhanget Rootsi, kes teeb Saksamaale ja siis Saksamaal müüakse see maha kui terviklahendusena. Ja seetõttu sul on marginaalid lihtsalt suuremad, et kui sa oled allhankija, siis sinu käest alati küsitakse natsa odavamat hinda kui eelmine kord. Kui sa teed aga toodet, siis sa tunned klienti, sa räägid kliendiga, sa tead, mis tegelikult on väärtuslik, sa saad luua unikaalseid omadusi oma toodetele ja seetõttu teenida rohkem ja samas luua suuremat väärtust klientidele ja olla konkurentsid parem. Ja noh, ma arvan, et kaitsetööstus kui majanduse käima tõmbaja, et noh, siin on ju tegelikult ju ajalooliselt väga palju näiteid, et sõda on olnud nagu selline suur majanduse käivitaja, et kui positiivne see nii-öelda on, aga see vajab tootmist, see vajab tööjõudu ja nõnda edasi, et on nüüd, olgu see siis maailmasõjad või muud konfliktid, et kui palju ta siis nii-öelda mitu komakohta see siis nagu SKP kasvule juurde paneb, see on alati omaette küsimus, aga kaitsetööstus on kindlasti Eesti investeerib lähiajal 7,9 miljardit kaitsevaldkonda. Et meil on ju tegelikult poliitiliselt ja ka otsustamise koht, et kas me anname selle raha sakslastele ja prantslastele ja see läheb nende majanduse ergutamiseks või me tegelikult buy local. Et kaasame sinna Eesti kaitsetööstus või lausa ostame seda Eesti kaitsetööstust. Loomulikult kõik ei saa osta meilt lihtsalt ei ole seda tootmisvõimekust täna ega neid kõiki tooteid ja võimeid, mida vaja on, aga kui seda teha koostöös kaitsetööstusfirmadega ja osta, kui võimalik, siis Eesti tooteid, siis me tegelikult saame ka väga palju majandust tagasi panna. Ja Euroopa tasemel see algatus nii on juba see Euroopa autonomia ja sellist tüüpi programmid, aga nad on ikkagi suunatud siis Prantsuse ja Saksa suurtele firmadele. Sealt kaudu väga nagu Eesti või mingid väiksemate riikide kaitsetööstust on raskem arendada, et ikka see algab ikkagi meie enda kodust. Et kui me tahame, et meie kaitsetööstus tõmbaks majandust käima, siis tuleks ikkagi 7,9 miljardist päris palju investeerida koos kaitsetööstusega Eesti kaitsetööstus. Isegi ühendaks need kaks punkti ära, et ma arvan, et ta on nii täna majanduse käimatõmbaja kui ka tegelikult kaugemale tulevikku vaadates selline võiks olla püsiv nähtus, et me oleme väike avatud majandus, me oleme tegelikult näinud täpselt neid samu efekte, mida sa kirjeldasid, et heal ajal on meil kapitali sissevool, kõik tahavad investeerida, aga tegelikult nii, kui sul on nagu globaalne majanduskriis või regionaalne langus, eks ju, et siis see väliskapital lahkub Eestist. Täpselt samamoodi juhtub nende kaitsetehnoloogiatega ja siin selle nii-öelda Eesti vajaduste ostuhuvi rahuldamisega, kui päriselt on sõda. Et praegu meil on võimalik kõike osta, kui meil päriselt peaks minema vaja ja meil on siin kas regionaalne või suurem nagu kriis ja sõda, et siis seda enam ei ole võimalik osta. Ja valmistuda sellisteks olukordadeks ainult siis, kui sul läheb majanduses hästi või sul sõda ei ole, sul on rahuaeg. Et seda me oleme tegelikult teinud SmartCapis väga strateegiliselt riigi kui investoriga koostöös just kapitaliturgude valdkonnas seni. Teades, et kui meil on majanduslangus, siis väliskapital lahkub Eestis vähemalt osaliselt ja kui palju me oleme valmis siis asendama seda. Et täpselt samamoodi tuleb mõelda kaitsetööstuses, et mis siis, kui meil on vaja, aga me ei saa, mis me oleme võimesed koha peal tootma arendama.
Ma saan aru, et sellest äratuskeelast on aru saadud, me tegutseme, igal suunal tegutseme, ma ei väsi kordamast, et väga raske on sellesse saatesse leida külalisi Kaitseministeeriumist, Kaitseväest, Kaitseinvesteeringute Keskusest, et Jaanus leidis siia tunni, et sina, Sille, leidsid siia tunni, on osalt tingitud ka sellest, et kaitsevaldkonnas päriselt käib täna töö nagu laevaköögis, sool ja hoobil pole vahet, mille üle on ju hea meel. Aga lõpetuseks ma usun, et ka pangas on kiired ajad. Sille jutust korra hüpates lahti. Me teeme seda saadet ajal, kui börs põleb ja Ameerikas on võetud igasugused filtrid maha ja midagi pole parata, kõik see sama Gröönimaa teema ja vaherahu jutud ja kõik see lugu selle ümber on toonud Eesti sünnipäeva ja B-laudadesse tagasi jutud, aga järsku peaks ostma Hispaaniasse korteri, sest välisinvestorid ka müüvad kõiki asju maha praegu Eestis. Kuidas SEB seda päriselt näeb siis? Ma vist pole õige inimene ütlema, et kuidas SEB seda näeb või et meil ei ole, selles suhtes ma võib-olla olen õige inimene, et meil ei ole selliseid vestlusi olnud, et peaks Hispaaniasse ostma või et meie seda selliselt näeksime, et ma arvan, et pigem on nagu see, mis globaalselt toimub, et Hispaania kinnisvara selle vastu kuidagi ei aita rohkem kui Eesti kinnisvara. Ja mis on ju oluline, et eelmise aasta aprilliks oli seal Päikeserannikul vesi otsas, mida basseini lasta. Ehk et seal oli ka esi lihtsamaks. Kuulge, oli väga põnev vestlus, aeg on meie vaenlane, nagu ikkagi öeldakse, me oleme sujuvalt tunni täis rääkinud, väga põnevat juttu. Kõige tähtsam on, punased lipud on maas, äratuskeelad on kõlanud, kaitsetööstus ja raha on ennast üles leidnud, Eesti kaitsetööstust ja Eesti valitsuse raha pannakse ühes samas rütmis võimalikult kiiresti liikuma selle nimel, et lõpuks võidaks ka tavaline Eesti inimene läbi majanduse ja läbi selle, et meil on ägedad arendused, mis aitavad Eestit, Euroopat ja meie vabaduse põhimõtteid kaitsta, kas või läbi selle sama droonimüüri, millest me oleme siin rääkinud, või muude ägedate toodete teenuste, mida 173 ettevõtet Eesti Kaitsetööstusliidus iga päev loovad, kuni saabasteni sealsamas Tartu Saapatehases. Tänases saates olid külas Sille Vettai, SmartCapi tegevjuht, Sander Klaos, SEB suurettevõtete panganduse üksuse juht ja Jaanus Tamm, DevSec Interi asutaja ja juht, kes on ka Eesti Kaitsetööstusliidu nõukogu liige. Mina olin jätkuvalt Rasmus Kage ettevõttest Agenda ja küll me varsti näeme jälle.